kui ma vaatan enda ümber võtteplatsil, siis ma saan aru, et siin on enamasti ainult need inimesed, kes lihtsalt südamest armastavad oma tööd, sest muidu seal ei ole ühtegi põhjendust, miks sa seisad 12 tundi lörtsis ja teed seda asja. Mina olen siis Karin Martinson, mina räägin siis täna teise AD tööst ja kõik, millel mu info baseerub, on lihtsalt mu enda praktiline kogemus. Teine režissööri assistent, et tema töö siis võib-olla jaguneb lihtsakoeliselt öeldes 2, et sa alustad tööd enne võtteperioodi algust, kui minnakse võtteplatsile. See on tavaliselt mõni nädal enne. Selleks hetkeks, kui teine AD alustab ettevalmistusega, on esimene AD teinud valmis võttegraafiku, mis on siis kõige parem viis, kuidas seda filmi üles võtta ja sellele võttegraafikule lisaks on siis selline asi nagu breakdown. Ta on nagu põhimõtteliselt iga stseeni kohta on meil dokument, kus on osakondade kaupa detailselt lahti kirjutatud, mis meil on vaja, et seda stseeni ära filmida. Ja loomulikult meie kõigi see piibel on stsenaarium. Need on siis dokumendid, millega teine AD hakkab tööle. Mis ta nendega siis teeb, on see, et tavaliselt sa hakkadki siis tegema esimeste võttenädalate call sheet'e ja call sheet on siis päevaplaan ja seal on kirjas põhilised asjad selle päeva kohta, mis kell, kuhu sa tuled, mida me filmime ja mida selleks vaja on. Ja miks call sheet'i vaja on sellepärast, et võttegrupis on mitukümmend kuni vahest mitusada inimest, et kõik saaksid ühtemoodi aru, mis kellast ja mida me teeme. Ta töötab nagu infoga, mis ühest küljest on talle produktsiooni ja esimese AD puhul antud, aga tema tööosa on hakata suhtlema kõikide osakondade juhtidega ja rääkida kõik üle, saada infot juurde, seda infot kõigiga jagada, edastada ja see ei ole nagu lihtsalt niisama, et sa pead nagu teadma selle filmi meeskonna hierarhiat, et kellele sa helistad, et saada seda infot või kinnitada seda infot. Et sa kogud infot ja sa teed kindlaks, et see info oleks õigetele inimestele edastatud, et kõik toimiks. Kui tegu on sellise keskmise suurusega projektiga, siis sageli su tööpäev algab sellega, et sa tuled varem kohale, kui näitlejad saabuvad. Sa vaatad, et neil oleks nende puhkealal pandud päevastseenid välja prindituna. Sa vaatad, et see koht, kus näitleja tuleb ja oma asjad paneb, et tal on seal mõnus, et kõik on olemas. Siis sa võtad ta vastu ja viid ta grimmi ja kostüümi ja vaatad, et see algab õigel ajal, nagu on plaanitud. Kui näitlejad on grimmis kostüümis käinud, neil on mikrid küljes, nad saavad platsile, sa vaatad, et nad on jõudnud sinna õigeks ajaks ja see stseen hakkab pihta, siis sa lähed ja hakkad oma muid töid tegema. Vaatad, et kas tänane jookseb, kas homsega on kõik okei, sa teed call sheet, ühesõnaga sa tegeled kogu aeg tegelikult nende call sheet'idega konstantselt. Et nii, kui sul on üks valmis, sa hakkad tegema järgmist ja see iga päev on nii detailne, et sa pead nagu pidevalt kaasa mõtlema, kui seda call sheet'i vaatad, kas siin on kõik kirjas, kas kõik on olemas, kas ma olen kõigiga rääkinud, kas kõik teavad, mis nad homme teevad. Või kui sa teed järgmist nädalat, siis sa käidki need osakondade juhte nii-öelda ka seal platsil vahest vaatad, kui kellegi tundub, et on paus, ujud külje alla, võtad infot, sa pead pidevalt nagu jooksvalt vaatama, kellel on millal aega, on ju. Okei, praegu on grimmid tehtud, lähed küsid, kas grimmikunstnikul on aega järgmine nädal koos üle vaadata grimmi graafikud, on ju, või kas kostüümidisainer on aega sinuga praegu rääkida. Produktsioonis sul on konkreetsed professioonid, kellega sa kogu aeg nagu käe kõrval töötad, et homme meil on seal võte, kas meil on näitlejate soojendustelk olemas, on okei, cool. Kas ülehomme see grimmi buss pargib ennast, kas ta saab platsi kõrvale parkida, räägid lokatsiooniga, sa lihtsalt vaatad seda call sheet'i, mida on vaja ja sa mõtled, kas meil on kõik orgunnitud, et see toimuks nii, nagu me tahame. AD tiim on nagu, me teame, mis on režissööri visioon ja me teame, mis on produktsiooni soovid ja võimalused ja me pidevalt siis peame laveerima info ja asjadega, et hoida see asi käigus. Kui režissöör informeerib meis milleski, näiteks mis maksab raha, tal on mingi uus soov, siis me lähme räägime sellest produktsioonile ja siis me nagu põrgatame seda, et meie asi on nagu vaadata, et kõik saaksid, mis nad soovivad või mis oli mõeldud, et aidata režissööril ja produktsioonil siis nii-öelda läbi viia need võtted, et nad saaksid selle loo räägitud, selle
selle asja tehtud, miks me üldse siia tulime. Iga projekti koosseis on alati erinev. Väga harva on nii, et 100% kõik inimesed on samad. 2 kuud sul on sellised kolleegid, siis sa lähed uue projekti peale, siis on uued kolleegid. Vahest sa lähed projekti peale niimoodi, et sa ei tunne mitte ühtegi inimest. Inimesed, kes soovivad teha teise AD tööd, sul peaks olema pidev avatus ja pidev nagu tähelepanu pidevalt, mis toimub, mis võttel toimub, mis ümber toimub, kas mingi asi muutub. Sa pead olema hästi valmis muutustega kaasa minema. Sa pead olema kogu aeg nagu mentaalselt selleks valmis, et midagi juhtub, ma ei tea, võib-olla keegi magas sisse, võib-olla keegi jäi haigeks. Sa pead hästi täpne tegelikult olema. See töö, mis sa teed, on täpne. Üks detail call sheetil, et sul on üks näitleja märkimata, tekitab olukorra, kus võtta ei alga, sest meil ei ole seda näitlejat. Kui sa vaatad seda call sheeti, see on lihtsalt tohutu inforägastik, detailid, et sul peab enda selline double checkimise süsteem olema, vähemalt minu arvates. Et sa tead, et sa oled homseks kõik ära teinud. Et see eeldab täpsust, süsteemsust, avatust, probleemide lahendamise oskust, aga mingis mõttes, et ega seda oskust muud moodi omanegi, et sa lihtsalt mõtled loogiliselt, mis ma pean praegu tegema ja siis sul on teadmised sellest võtteplatsist. Et kui sa tahad teise AD-na töötada, siis sa pead ära õppima ühe programmi, vähemalt meie kandis me kasutame Movie Magic Schedulingi ja kõikide välismaa kolleegidega, kellega ma olen suhelnud, siis tegelikult see on ikkagi põhiprogramm, mida kasutatakse. See võtab natuke aega, et see selgeks saada. See on see programm, kus esimene AD teeb võttegraafiku ja kus sees on breakdown. Kui keegi mõtleb, et ta tahaks töötada second AD-na, siis ma väidan, et sa üks-ühele ei pea olema käinud filmikoolis või omama mingit eriharidust selleks. See tuleb kohutavalt kasuks, kui sa oled, aga see ei pea üldse nii olema. See on ikkagi töö, mille sa saad õppida väga hea või heade juhendajatega selgeks ja seda teha. Et kui sa oled inimene, kuuled seda intervjuud, mõtled, ma tahaks tulla võtteplatsile tööle või võttemeeskonnas töötada, siis filmikooli minnes sa saad sealt ühe asja kindlalt, mis on nagu see võrgustik inimesi. Väga sageli filmikooli pöördutakse, et kas keegi tahab tulla assistendiks, kas keegi tahab tulla praktikandiks, aga kui sul ei ole nagu sellist võimalust, siis ma tean konkreetselt ühte inimest näiteks, kes praegu on nüüd mitu aastat töötanud meie valdkonnas, teeb oma tööd väga hästi. Tema lihtsalt nägi ajalehest, et üks Eesti film hakkab võttesse minema, ta lihtsalt uuris välja produktsioonifirma, kes seda töötab, ta helistas produtsendile ja ta töötas esimene film lihtsalt nagu assistendina, ta tegi lihtsalt kõike nagu runner ja sealt lihtsalt hakkas minema, sest ta lihtsalt oli inimene, kelle nii-öelda veregrupp sobis platsile. Ma ise töötasin esimest korda filmi peal, kui ma olin 17-aastane, ma elasin Saaremaal, ma ei tundnud mitte kedagi selles valdkonnas ja me koolikaaslastega kuulsime, et üks Eesti režissöör tuleb Saaremaale filmi tegema suvel ja me saime nagu siis teada, et meie klassijuhataja tunneb teda ja siis oma klassijuhataja kaudu me võtsime ühendust, et me tahame tulla lihtsalt platsile jooksupoistaks nagu ükskõik mida tegema, ükskõik mida. Ja siis me töötasimegi terve suve nagu selle filmi peal oma klassikaaslaste ja koolikaaslastega ja see on parim suvi maailmas. Miks inimesed teevad seda? Et kui ma vaatan nende ümber võtteplatsil, siis ma saan aru, et siin on enamasti ainult need inimesed, kes lihtsalt südamest armastavad oma tööd, sest muidu seal ei ole ühtegi põhjendust, miks sa seisad 12 tundi lörtsis ja teed seda asja, kui sa võiksid soojas toas, ma ei tea, mõnda muud tööd teha. Et inimesed on oma ala fanatid, nad on oma professiooni fanatid ja see ongi nii. Aga ma lihtsalt tunnen naudingut sellest, et ma saan koos teiste ägedate professionaalidega, kes on nii andekad minu ümber, teha ühte lugu, mida siis teised inimesed pärast kinos või telekast vaatavad. Eriti boonus on see, et kui sa saad teha sellist projekti, mille see lugu sind ennast ka puudutab. See on nii ilus hetk, kui meeskond on ümber monitori, vaatab ise enda kätetööd ja see duubel käib ja inimesed pühivad pisaraid, sest see puudutab neid, et see mõjub. Ehkki me ju ise need inimesed panid riidesse, need inimesed tegid neile grimmi, panid parukad, tegid need plahvatused, ehitasid selle seti ja need samad inimesed siis neile endale mõjub see, mis see kokku tuleb, ja režissöör tunneb sama ja see on nii ilus tunne. See on see hetk, nagu see parim tasu võib-olla.
ja siis sa loodad, et inimene, kes on kinos, et võib-olla ta tunneb sama, et põhimõtteliselt sul on nii palju vahendeid, et panna vaatajat midagi tundma, et terve võttegrupil on need vahendid ja siis ta tunnebki midagi.